7. mai 2026, Hormuzi väin. 3 Ameerika hävitajat, USS Trumpston, USS Rafael Peralta ja USS Mason liiguvad aeglaselt läbi ühe maa ohtlikuma veetee. Iraani rannikult jälgisid RGC komanderid läbi oma sihikute. Ameerika laevad tundusid kaitsetud. Nad nägid välja nagu ahvatlevad sihtmärgid, mis seilavad Iraani tagahoovis. Nad ei teadnud, et just siin tahtsidki Ameerika Ühendriigid, et nad oleksid. Järgnevatel minutitel teeks Iraan oma mereväe doktriini ajaloo suurima vea. Näete, see oli lõks. Nii hoolikalt kavandatud lõks, et Iraan astus sellesse sisse, isegi aru saamata, et uks nende taga oli juba sulgunud. Kas sa mõistad, kuidas USA merevägi suutis panna Iraani vabatahtlikult paljastama just selle võrgu, mida nad on aastakümneid varjanud? Ma pean sulle täpselt näitama, mis juhtus. Vaatame seda raportit. Nüüd, enne kui alustame, kiire meeldetuletus kõigile. Vajutage allpool olevaid meeldib ja tellimisnuppe. See aitab meid tõesti algoritmiga ja aitab teil meie tulevaste videotega kursis olla. Nüüd, vaadake. USA viis läbi geniaalse sõjalise manöövri, mis sundis Islami Vabariiki paljastama osa oma varjatud mere- ja raketivõrgust Pärsia lahes. Nagu Adavar ütleb, paku vaenlasele sööta, et teda meelitada, teeskle segadust ja löö teda. Täpselt nii näibki 2 päeva tagasi Hormuzi väinas juhtunud olevat. 3 USA Burke-klassi hävitajad, kes osalesid 7. mai kokkupõrkes. USS Trumpston, USS Rafael Peralta ja USS Mason ei läbinud lihtsalt Hormuzi väina. Nad olid paigutatud väga nähtavateks sihtmärkideks, mille eesmärk oli provotseerida Iraani vastust. Iraani IRGC läks õnge. Nende niinimetatud moskiitlaevastiku doktriin tugineb kiirete rünnakupaadide, droonide, rannikurakettide ja asümmeetriliste ahistamistaktikate parvedele, mida käivitatakse varjatud positsioonidelt Pärsia lahe rannikul ja lähedal asuvatel saartel. Hävitajad näivad haavatavad, tegelikult nad seda ei olnud. Hetkel, kui rünnak algas, jälgisid USA ISR-i vahendid, sealhulgas radarilennukid, droonid, satelliidid ja mereväesüsteemid, rakettide väljavaske signatuure ja tuvastasid rünnakuvektorid reaalajas. See võimaldas USA sõjaväel kiiresti paljastada ja sihikule võtta osa Iraani varjatud väljalasketaristust, mis oli selle rünnakuga seotud. Teatatud sihtmärkide hulka kuulusid IRGC-ga seotud positsioonid Qasemi saarel, Bandar Abbases, Bandar Gamiris ja Sirikis. Rannikuraketi stardi infrastruktuur, droonidega kiirrünnakupaadid, koondumiskohad, miinipanekulaevad, relvaladud ja logistikaobjektid. Ükski USA hävitaja pihta ei saanud. Laiem tähendus seisneb selles, et Iraani asümmeetriline mereväe doktriin pöörati ajutiselt nende enda vastu. Aastaid on Islamivabariik tuginenud varjamisele, eitamisele, maa-alusele infrastruktuurile, hajutatud stardisüsteemidele ja parvetaktikatele, mille eesmärk on muuta vasturünnak keeruliseks ja vältida otsest tavapärast vastasseisu. Selle asemel paljastas rünnak selle võrgustiku osa reaalajas ja võimaldas USA'l kiiresti rünnata selle taga olevat toetavat infrastruktuuri ilma pikaajalise eskalatsioonitsüklita. See on kaasaegne sõjaline strateegia oma kõige tõhusamal kujul. Sundida vaenlast agressiooni kaudu varjatud süsteeme paljastama. Kaardistada operatiivvõrgustikud koheselt ning hävitada kriitilised sõlmed enne, kui nad jõuavad ümber paigutuda. Iraani jaoks on Hormuzi väin ainus mõjuvahend, mis neil on. Ja just sellepärast kulutasidki nad aastakümneid selle varjatud paikade võrgustiku rajamisele otse rannikule, et nad saaksid jälgida oma laevade liikumist väina sisse ja välja ning loomulikult kontrollida kaubavoogu. Ja nüüd on see haare märgatavalt nõrgenenud, sest Ameerika Ühendriigid hävitasid midagi, mille Iraan oli aastakümneid ehitanud. Tegelikult, kui sul on veidi aega, võid minna ükskõik millisele veebisaidile ja vaadata satelliidipilte, et näha selle 2 päeva tagasi toimunud lahingu tagajärgi. Sa näed endiselt põlevaid asju Hormuzi väina lähedal, eriti Omaani poolel, sest just seal hävitasid USA merevägi, õhuvägi ja muidugi ka maaväeüksused IRGC Bookhamari kiirrünnakupaadid. Läbirääkimiste rindel pole see midagi muutnud. Seda seetõttu, et USA on alates relvarahust andnud iraanlastele järeleandmise teise järel. Ameerika Ühendriigid lootsid, et võib-olla, lihtsalt võib-olla, Iraan soovib rahu ja nad oleksid valmis läbi rääkima mingisuguse õiglase kokkuleppe. Aga neid järeleandmised on ainult julgustanud Iraani karmiliinilisi jõude. Ja see tähendab, et Iraanis käib omamoodi kodusõda, kus ühel pool on islami revolutsiooni kaardivägi ja teisel pool Iraani tsiviilvalitsus. Sellest kirjutas New York Post alles eile. Vaadake seda raportit.
Iraani revolutsiooniline kaardivägi hoiab Iraanis võimu enda käes, samal ajal kui USA hoiab habrast relvarahu. See inetu sisemine võimuvõitlus Iraanis segab pahendusläbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega, kuna sõjameelsed ja diplomaatilised fraktsioonid võitlevad selle üle, kas Teheran peaks üldse kokkuleppega nõustuma või lihtsalt sõda jätkama. Nüüd, eilse seisuga, hoolimata kõigest sellest edasi-tagasi käimisest ja võimuvõitlusest, ootasime Iraani vastust viimasele USA rahupakkumisele, mis tegelikult polnudki päris rahupakkumine. See oli pigem kokkulepe, kus mõlemad pooled põhimõtteliselt nõustuvad järgmise 30 päeva jooksul läbi rääkima, samal ajal kui blokaad tühistatakse ja Hormuzi väin on avatud. See oli siis see vastastikuse mõistmise memorandum, mille Ameerika Ühendriigid saatsid Iraanile umbes 3 päeva tagasi. Ja eile oli tähtaeg. Eile õhtul pidi Iraan väidetavalt sellele vastastikuse mõistmise memorandumile vastama. Seda kinnitas ka president Trump ise, öeldes konkreetselt, et selle kokkuleppe tähtaeg, Iraani vastamise tähtaeg on käes. Kuulake. Ma ei tea, kas ma peabki. Täna õhtul siin olema. Kas sa arvad, et nad venivad meelega? Tundub, et Iraan tegelikult ei reageerinudki. Tegelikult ei ole me saanud kinnitust ei Pakistanilt, ei Ameerika Ühendriikidelt ega isegi Iraanilt, et nad oleksid midagi öelnud. Nad ei öelnud ei, nad ei öelnud jah. Pole kindel, mida see tähendab. Kõige optimistlikumas mõttes võib see tähendada, et võimuvõitlus takistab Iraanil langetamast otsust, millega kõik nõustuksid. See on ilmselt kõige optimistlikum vaade. Kõige vähem optimistlik oleks see, et Iraan on sisuliselt keeldunud ja ignoreerib Ameerika Ühendriike. Nad ei vasta isegi. Põhimõtteliselt tead ju, kuidas uue inimesega rääkides saad aru, et vastuse puudumine on ka vastus. See võibki olla selline olukord. Saame tulevikus teada. Aga praeguse seisuga ei ole me kelleltki midagi kuulnud ja Iraanil oli aega vastata juba rohkem kui 12 tundi tagasi, aga vastust pole tulnud. Eile mainis president Trump veel midagi. Kui Iraan ei vasta, kui nad ei nõustu selle vastastikuse mõistmise memorandumiga, siis see lihtsalt tähendab projekt Vabadus käivitatakse uuesti. Teisisõnu, USA sõjalaevad hakkavad tiirlema Hormuzi väinas, liikudes sisse ja välja ning saatma laevu Pärsia lahest välja ja saatma laevu Pärsia lahte, et need saaksid laadida kaupa ja naftat. Kuulake. Kui mina seda teen, siis me läheme teist teed, sest see on juba allkirjastatud ja üle vaadatud. Me leiame sulle projekti tõesti, Richard. Palume Scottil seda teha Back to Cherry kaudu, kes on proos, ja tuua klass oma rongiga kaasa. Kui sul midagi selle vastu ei ole. Palun räägi minuga, palun. Ma arvasin, et mul on projekt, mida teha, aga tegelikult on mul ka teisi viise, kuidas seda teha. Sa võid tõesti selle projekti juurde tagasi minna, koos tänavatega sellest, palun. Projekt Vabadus Plus. See tähendab projekt Vabadus Plus ja muud süsteemid. Isegi kui rääkida projekt Vabadusest, on mitu erinevat versiooni selle kohta, miks see suleti. Ameerika Ühendriikide ametliku avalduse kohaselt, mille andis välja president Trump ise, ütles ta, et peatab projekt Vabaduse heatahtlikkuse märgiks, et iraanlased saaksid vastata vastastikuse mõistmise memorandumile ja tulla läbirääkimiste laua taha. See oli üks paljudest järeleandmistest, mida Ameerika Ühendriigid on pakkunud alates selle relvarahu algusest. Ja kui Iraan tegelikult ei vasta või kui selgub, et Iraan ei ole vastanud või on sellele kokkuleppele ei öelnud, peaks eeldama, et USA naaseb projekt Vabaduse juurde. Siin tahaksin rääkida teisest narratiivist. Ja see on narratiiv, mida kuuleme siinsetest USA meediakanalitest, kus teatati, et Saudi Araabia ja Bahrein polnud rahul sellega, et Ameerika Ühendriigid kuulutasid välja projekt Vabaduse ilma neid tegelikult kaasamata. Sest päeva lõpuks, kui USA kasutab neid baase, peab USA kasutama Saudi Araabia õhuruumi, võib-olla ka teiste Pärsia lahe riikide õhuruumi, et tagada USA sõjalaevade kaitse Pärsia lahes ning kaitsta ka teisi tsiviillaevu, kes püüavad liiklust taas normaalselt jätkata. Neil on vaja ligipääsu Saudi Araabia baasidesse ja Saudi Araabia õhuruumi. Kuna Saudi Araabiaga ei peetud operatsiooni Project Freedom asjus nõu, keeldusid nad alguses andmast Ameerika Ühendriikidele luba kasutada õhuruumi ja neid õhuväebaase, mis meil nendes riikides asuvad. Aga päev pärast selle raporti avaldamist tundub, et Saudi Araabia muutis oma otsust. Nad olid nõus lubama Ameerika Ühendriikidel kasutada õhuväebaasi, eriti kui see oli seotud Hormuzi väina avamisega. Sest nagu te ilmselt arvata võite, tahavad kõik teised Pärsia lahe riigid, välja arvatud Iraani, Islaamivabariik, et Hormuzi väin oleks avatud. Nüüd, Iraani vaatenurgast lämmatab USA blokaad nende majandust, kuid tundub, et kõva liini pooldajad leiavad viise ellujäämiseks. Aastane inflatsioon Iraanis on nüüd 50%. Toiduainete hinnad on tõusnud üle 100%, seega hinnad kahekordistuvad igal aastal.
Riaal jätkab kokkuvarisemist. See on jõudnud rekordmadalale tasemele ja inimesed, kes saavad, viivad oma raha riigist välja. Ja selleks on ka hea põhjus. Vaadake, mida Iraani kohtusüsteem just tegi. Nad konfiskeerisid just üle 200 kinnisvara neilt inimestelt, keda nad süüdistavad riigi vastu tegutsemises. Ei mingit kohtuprotsessi, ei õiglast ärakuulamist, mitte midagi. Inimesed kaotavad oma elatusallika, sest režiimil on ellujäämiseks raha vaja. Nüüd, lisaks sellele, juhtus eile midagi huvitavat. Esimest korda pärast selle sõja algust, seega esimest korda pärast 28. veebruari, tunnistas üks Iraani ametnik, parlamendiliige, ametlikult, et praegune juht, Mustabah Khamenei, sai esialgse rünnaku ajal vigastada. Kuulake. Selle juhtumi päeval olin ma kontoris. Õhurünnak tabas piirkonda umbes 30 meetri kaugusel meist, kus kindral Shirazi ja tema kolleegid rebitigi tükkideks. Umbes 70 või 80 meetri kaugusel meist tabasid nad juhi töökohta ja see juhtum juhtuski. Pommitamise ja raketirünnakute ajal ei viibinud tema eminents Ajatollah Mujtaba Hosseini Khamenei kohas, kus ta tavaliselt õpetas. Ta ei olnud sel päeval seal. Nad tegid selle koha maatasa. Nad tabasid tema kodu, kus tema naine tapeti. Ta oli teel sinna trepil. Läks üles, kui rakett sinna tabas. Haddad tapeti. Mesba, kes oli allkorrusel, tapeti. Tema eminents Ajatollah Mujtaba oli trepil, kui plahvatuse jõud teda tabas ja ta maha vaiskus. Tema põlvekeder lõigati läbi, kergelt vigastatud. Samuti oli tema selg kergelt vigastatud. Tänu Jumalale on tema selg viimastel nädalatel paranenud ja kui Jumal tahab, paraneb tema põlvekeder väga varsti. Ta on täiesti terve. Alles eelmisel nädalal kohtus üks meie kallis sõber temaga. See laubavigastus, millest ta rääkis, on täielik vale. Tal oli väike haav kõrva taga, mida pole üldse näha, kui ta kannab oma turbanit. Ja see on ka juba ravitud. Ta on täiesti terve. Vaenlane üritab erinevate ettekäänetega saada Mujtaba Khamenei häälesalvestist või pilti, et nad saaksid sellega midagi teha. Ole kannatlik. Ära kiirusta. Kui aeg on käes, siis ta tuleb ja räägib teiega kõigiga. Palvetage tema tervise, au ja selle eest, et tal oleks täielik võime neid inimesi juhtida. Nüüd, paar asja. Esiteks, oletame, et USA või Iisraeli luurajad tahaksid Khameneid kõrvaldada. Nad oleksid saanud seda teha ilma tema häält kuulmata või ilma, et nad vaataksid videot, mille ta avalikkusele salvestab. Tegelikult paistab, et vigastused on hullemad, kui Iraani meedia ja ametnikud on valmis tunnistama. Ja sellepärast ei ole ta salvestanud videot ega isegi saatnud häälklippi. Kui EGC tõesti muretseks ohutuse pärast, siis EGC liikmed ei tuleks välja relvarahu ajal. Meil on EGC komandörid, kes jalutavad ringi. Meil käib välisminister Pakistanis ja reisib üle kogu maailma. Meil oli parlamendi spiiker, kes jalutas ringi ja käis ka läbirääkimistel. See on sellepärast, et ma olen üsna kindel, et Iraanil on Ameerika Ühendriikidelt garantiid, et ei USA ega Iisraeli väed kõrvalda ühtegi Iraani juhtkonna liiget selle relvarahu ajal. Nii et kui nad tõesti muretseksid turvalisuse pärast, ei tuleks keegi välja, mitte ainult ülemjuht. Kõige tõenäolisem on see, et ülemjuhi vigastused on palju tõsisemad, kui iraanlased on valmis tunnistama. Et mõista, miks Iraan praegu nii käitub, peame tagasi minema ja vaatama, kuidas Iraan jõudis sinna, kus ta täna on. See ei tähenda ainult 1979 aastasse tagasi minemist, kui toimus islamirevolutsioon. Tegelikult peame minema veel kaugemale tagasi, kui 19. sajandil valitses Iraani Qadžaride dünastia ja vaatama, kuidas tollase valitseva klassi otsused mõjutavad Iraani tänaseni. Tead mis? Just täpselt seda me teemegi oma mitmeosalisel taskuhäälingul, mis just täna välja tuli. Nii et kui oled keegi, keda huvitab Iraani ajalugu ja see, kuidas me jõudsime tänasesse päeva, siis kindlasti mine ja kuule seda. Saad seda vaadata klõpsates kirjelduses olevatele linkidele või lihtsalt klõpsates oma ekraanil lõppekraani videole. Põhimõtteliselt videole, mis on sinu ekraanil.